Tere kõigile! Tere tulemast vaatama minu videot minu kanalil. Mina olen Irina ja kanal on Lohe loeb. Täna räägin ma oma 3 kuu raamatu soetamistest. Ehk siis räägin raamatutest, mida ma olen ostnud endale alates selle aasta jaanuarist kuni selle aasta märtsi lõpuni. Eelmise aasta lõpus ma vaikselt lootsin, et ma suudan ennast tagasi hoida ja see aasta ei osta nii palju raamatuid. Aga sellest ei tulnud midagi välja. Nagu võite järeldada minu käimasolevast videost. Nimelt ma olen suutnud jälle ikkagi osta raamatuid. Ja tundub, et rohkem kui kunagi varem. 3 kuu saavutus on päris hirmuäratav. Ei midagi hullu, aga hirmuäratav ikkagi. Väikesed ääremärkused enne, kui lähme päris raamatute juurde. Esiteks, ma ostan valdavalt ingliskeelseid raamatuid. Selle kohta võite vaadata minu varasemat videot. Lingin ta alla. Lihtsalt seepärast, et neid ma julgen natuke rohkem pimesi osta. Ehk siis ingliskeelsed raamatud on piisavalt normaalse hinnaga, et kui mulle satub ka halb raamat, siis mul ei ole kahju seda kas raamatukogule pärast lugemist annetada või raamatuvahetusse panna. Et jah, eestikeelsed raamatud paraku on kallid, aga sellest siis tolles videos täpsemalt. Ja teiseks, väikene selline ostusüsteem. Mul on päris palju raamatuid, mis on ette tellitud või on minu poole parasjagu just teel. Bookdepositorisse väga ei loe, sest bookdepositorist, kui sa tellid, siis see raha võetakse sul kohe maha. Aga kuna mul on päris mitu raamatut tellitud Chrysostomus'e kaupluse kaudu, siis seal läheb maksmiseks alles siis, kui raamat kohale jõuab. Nii et neid ma praegu ei võta arvesse. Ma võin teile nimetada, mis raamatud mul teel on, aga nad ei lähe arvesse selle 3 kuu numbrisse, et palju raamatud ma siis ostnud olen. Aga alustame, ma arvan, raamatutest. Ma proovin teha selles järjekorras, nagu ma nad ostsin, mõningate eranditega, sest et kui on mingi sari, mida ma ostan praktiliselt kogu aeg, siis ma löön selle sarja ikkagi kokku, ma ei hakka teile iga 3 raamatu tagant ühte varem mainitud sarja osa näitama. Ja kohe algusest tulebki selline lugu. Nimelt, esimene asi, mida ma sel aastal tellisin, on Haikyuu manga. Nagu teate minu varasematest mitmest videost, Haikyuu on minu hetke suur lemmik. Mul on kavas soetada endale terve see mangasari, kokku 45 köidet. Ja umbes pool saab varsti täis, mõningate aukudega. Ja jaanuarist alates, jaanuaris ma tellisin köite number 7 ja jaanuarist alates on mulle saabunud ka köited 9–16, siin nad reas on. Number 8 on puudu, sest seda praegu ei saa. Ja teel on hetkel veel köited number 6, mida ma varem ei saanud, aga nüüd korraks ilmus välja ja ma kohe tellisin. Ja köited number 19, 21 ja 23. Vahepealseid, mida ei ole mainitud, ei ole praegu võimalik saada. Tellin siis, kui nad uuesti müüki tulevad. Järgmine asi nimekirjas. See tuli mulle raamatuvahetuse kaudu. On selline hästi kena Jane Austeni kogumik ilusate kuldsete servadega. Siin on siis 4 romaani sees. Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Emma ja Northanger Abbey. Nad kõik on eesti keeles olemas, aga see oli liiga kena raamat, et sellele vastu panna. Jällegi tuleb mul väljakutse 1 punktina sel aastal Austenit lugeda. Ma arvan, et ma loen Emmat, aga mul on ka teisi köiteid Emmat, mida ma saaksin lugeda. Järgmine raamat minu selle aasta ostude nimekirjas
on Dominic Smithi The Electric Hotel. Ma sain selle Rahvaraamatu Soodukalt. Ma nägin seda raamatut tegelikult juba millalgi eelmisel aastal, suvel ma arvan. Ja see tõesti köitis mind. Väga kaunis kaune kujundus, selline 20ndate Ameerika vibe. Ja ma tõesti arvasin ja ma isegi hoidsin teda käes, et osta seda täishinnaga. Aga siis ma loobusin. Aga kui ma nägin teda Soodukal, siis ma pidin ta endale ikkagi ostma. Lugemiseni pole jõudnud, aga loodetavasti sel aastal. Seesuus varasematest, mis mul on siin, ongi Haiku ainukene, mis mul on seni loetud. Nii, ja järgmine raamat minu uute raamatute seas. Iga natukese aja tagant mind tabab selline middle grade'i ostmise tunne, sest et ingliskeelset middle grade ehk siis nooremale keskastmele või noortele lastele. No, laste sellised, ma ei oska öelda, mis vastab Eestis middle grade'ile, aga põhimõtteliselt sellisele koolilastele mõeldud raamatud tõmbavad mind vahepeal, sest nende kaanekujundused on tõesti kaunid. Ja nii ma siis ostsingi samalt Soodukalt, kus ma sain Electric Hoteli. Ma ei suuda Electric Hoteli ilusti hääldada. Aga igatahes samalt Soodukalt sain ma The Darkness of Dragons, autoriks S.A. Patrick. Ja ma väga täpselt ei tea, mille kohta see on. In a world of dragons, songspells, pipers and battles. Et eks siin on lohed ja kuidagi Hammelini linna vilepillipuhuja on siin seotud ja kõlas huvitavalt, aga rohkem kui see, mis oli nagu huvitav kõla, on see kaas on nii kaunis. Järgmine raamat on autorilt, kellelt mul on pooleli üks teine lugu e-raamatuna, aga e-raamatud üldiselt edenevad mul väga aeglaselt. See on siis DJ Clooney The House in the Cerulean Sea, see sai eelmine aasta Goodreadsi Choice'il päris hea koha. Ma peast ei oska öelda, mis ta oli, arvatavasti kirjutan kuhugi ekraanile. Aga jah, ootasin seda raamatut pikkamisi Brexiti ja igasuguse muu jama tõttu. Raamatute saabumine Eestisse viibis ingliskeelsete puhul. Ja nii läkski ilmutuma kaua aega, kuni see asi Rahvaraamatusse jõudis. Aga kui ta jõudis, siis ma ostsin ta kohe ära. Et ootab endiselt lugemist. Tean, et Tinnu luges selle ära, talle väga meeldis. Minul on see koju ostetud raamatute needus. Kui ma nad juba ostnud olen, siis tavaliselt läheb natuke aega, kuni ma nende lugemiseni jõuan. Nii, järgmine raamat, mille sain raamatuvahetusest taas kord. See on Cara Thomasi The Cheerleaders. Peaks olema noorte krimi. Viimasel ajal mulle see väga meeldib. Noorte krimi tuleb siin ostude seas veel mitu korda mainida. Aga jah, ei ole jõudnud lugeda. Aga vast selle aasta jooksul jõuan, sest et nagu öeldud, hetkel noorte krimi täitsa tõmbab. Vahele mainin ühe asja, mida mul millegipärast ei ole kirjas. Ma arvan, et mul jäi see kahe silma vahele. Aga ma kindlasti ostsin selle millalgi kas märtsis, veebruaris või märtsis. See on Toshikazu Kawaguchi Before the Coffee Gets Cold. Selle ostu mõtte sain konkreetselt lugemise väljakutse grupis, sest sellest vahepeal kirjutati päris mitu korda. Ja nii ta mul ostunimekirja läks ja minu raamaturiiulile jõudis. Järgmine asi. Selle ostsin veebruaris, sest siis meil oli jaanuari lõpus toimunud just Tartu linna raamatukogu noortekohvik, mille teemaks oli Skaldageri Pleasant. Ja kasutasin võimalust ja Krisostoomusest sai tellida sellise ilusa box-seti, mida vist olen varem ka näidanud. Plaanis on siis terve sari edasi lugeda. Ma olen küll varem seda lugenud. Ilusad kaanekujundused asjadel. Aga jah, esimene neist on loetud. Teine ka tegelikult varasemast. Aga kindel plaan edasi ja uuesti üle lugeda ja edasi lugeda.
Nii, ja minu järgmised raamatud, mis ma soetasin. Nagu mainisin The Cheerleadersi puhul, noortekrimmi on sel aastal minu puhul üsna ja seetõttu ma ostsingi. Esiteks, kuna mul oli noortekohvikusse vaja lugeda One of Us is Lying, üks meist valetab eesti keeles täitsa olemas. Mulle väga meeldis. Ja siis sama autori hetkel värskem, The Cousins. Sel aastal novembris peaks siis tulema tal järgmine raamat, vähem püsib üks raamat aastas. Nüüd siin lõpupool tuleb väikene juba selline segadus. Mul ei ole väga täpselt kirjas, millal mis mul kohale jõudis. Ma tean, mis on viimane raamat seni, mis ma olen ostnud. Aga vahepealsed tulevad siis selles järjekorras, nagu mul need kätte juhtuvad. Esiteks siis Kendare Blake'i Unaddressed in Blood. Kõikeldab natukene. Väga ilusa kaane kujundusega raamat. Mul on loetud see nüüd. Räägib siis poisist, kelle nimi oli Cass Lowood, kes jahib kummitusi, ja kummitustüdrukust Annast, kes kummitab ühte vana maja ja on üsna jube kummitus. Minu jaoks oli see raamatul väga tugevad Supernaturali vibe'id, kes on sarja vaadanud. Nii, järgmine raamat. Ta on nüüd mul kleepsukesi paksult täis. See on Matt Haig'i The Midnight Library. Lugesin selle ära raamatukogu raamatuna tegelikult, aga kuna mulle see raamat meeldis ja kuna ta ilmus ka meie raamatupoodidesse, siis vahetult enne seda, kui asjad meil kinni läksid, jõudsin ma endale veel selle raamatu soetada. Raamat, mis lõpetab ära sarja. Tellisin tegelikult juba veebruaris, aga selle kohale jõudmine võttis ikka väga kaua aega. Apollo kaudu tellimine siis seekord. Ja see oli Victoria Schwabi Bridge of Souls. Eesti keeles on ka selle sarja esimesed 2 raamatut nüüdseks olemas. Ehk siis City of Ghosts ehk Kummituste linn ja Tunnel of Bones ehk Luude tunnel. Loodetavasti tõlgitakse ära ka 3. osa. Sattusin luurama jälle ringi raamatavahetuses ja seal jäi silma Markus Susaki The Book Thief, mitte küll minu meeliskaanega. Lemmikkaane kujundus peaks ka tulema arvatavasti siia ekraanile kuhugi. Aga ikkagi raamat, mis tegelikult võiks kodus olemas olla. Siis eelviimane raamat, millest täna juttu teen, on Goshen Takami Battle Royale. Selle tellisin endale ka mingi hetk ja mingi hetk ta jõudis mulle nüüd kohale. Järjehoidja on juba vahel, sest olen natuke jõudnud lugeda. Aga tekkis selline tahtmine vaadata, et mis raamat see on. Ja viimane raamat, ainukene eestikeelne, mida ma see kolme kuu jooksul ostsin, on John Wyndhami Trifiidide päev. See on mul ammu loetud, aga see oli väga-väga hea hinnaga saadaval Selveris ja nii ma siis ostsin ta. Aga jah, need olid siis minu raamatud, need, mis ma olen ostnud seal nüüd 3 kuu jooksul, ehk siis märtsi lõpuni, aprilli omad juba lähevad eraldi. Aga mainin ära kiiresti, mis mul on tulemas, mis on mul ette tellitud. Nüüd peagi peaks saabuma Becky Albertalli Gate in Waiting, mis nüüd äsja ilmus ja on mulle juba ära saadetud, nii et ta peaks nüüd nädala-paari jooksul kohale jõudma. Siis tellisin endale Holly Jacksoni A Good Girl's Guide to Murder, mille ma just hiljaga ära lugesin ja mis mulle väga meeldis ja selle järje Good Girl, Bad Blood. Sellel sarjal peaks sel aastal ka 3. osa tulema, ma ei ole veel seda ette tellinud. Ja siis suve lõpupoole peaks minuni jõudma ka Rainbow Rowelli Carry On sarja viimane osa Anyway the Wind Blows. Need on siis need 4 raamatut, mis on minu poole veel teel ja mis lähevad kirja nüüd järgmise 3 kuu nimekirja või siis natukene hiljem. Ja tegelikult on päris mitu raamatut, mida ma tahaksin veel see aasta endale ette tellida või soetada, aga nendest siis juba järgnevates